Brent Lepistu, värske superkarika võitja. Räägi, millised emotsioonid pärast eilset suure edu Levadia üle valdavad? Ma arvan, et emotsioonid on väga head ja kaif tunne on enne hooaega üks suur karikas võita. Ja ma arvan, et vaimselt oli ka see meile väga vajalik, et enne hooaega ühe korra Levadia alistada. See rida Levadia vastu oli ikka päris pikk, mis need kaotused meil olid, et hakkas juba vaikselt tunduma, et see on mingisugune müstiline meeskond, keda ei õnnestugi võib-olla võita. No eks ta võis kõrvalt võib-olla tõesti nii tunduda, aga ma arvan, et me töötasime iga päev, töötasime selle päeva nimel, et üks päev see kord tuleb, kus me võidame seda Levadiat ja ma olen päris kindel, et selline seeria enam ei kordune, et nüüd oleme meie see meeskond, kes võidab. Jalgpallis on tihti nii, et mingil päeval on pidupäev ja juba järgmisel päeval võib olla selline tõsine tööpäev, et ka sel nädalal on nii, et superkarikamäng selline väga glamuurne mäng ja nüüd sõit Ida-Virumaale vastaseks Jõhvi Lokomotiiv, et palju me teame sellest meeskonnast ja oleme me valmis, et me ikkagi läheks täiega seda mängu mängima? No nüüd ongi, kõige tähtsam on see nii-öelda, ütles, et siin paar päeva saab pidutseda veel või nii-öelda rõõmus olla selle võidu üle, aga siis tuleb juba muudel asjadel hakata keskenduma ja tuleb Jõhvi sõita, et Jõhvis kindlasti, et see võib selline, et see on selline tõsine proovikivi, et Jõhvi uus meeskond ja ütleme nii, et see väljak ei ole ka kõige parem. Et ütleme, me peame täis kontsentratsiooniga sinna Jõhvi sõitma, et ega sealt midagi kergelt ei tule kindlasti. Oled sa ise seal Ahtme gümnaasiumi staadionil mänginud, et on vist natukene väiksem väljak ja ka see kate ei ole kõige parem? Selline päris väike ja kõva kate, et ma arvan, et see ei ole meile probleemiks. Et loomulikult mõlemad meeskonnad on ikkagi ju 0-0 seisus, võrdses seisus, et meie jaoks tõenäoliselt oluline kiiresti värav seal lüüa ja seda mängu ikkagi domineerida ja oma mäng peale suruda. Jah, ma arvan, et no, kindlasti on hea, kui me saame selle värava kiiresti ära lüüa, aga ütleme, et kui seda väravat ei tule ka esimene poolega, et siis me ei tohi nii-öelda nerveerima hakata, et tuleb kannatlikult mängida ja oodata õiget momenti, et küll see värav tuleb, kui me oma asja ajame. Sinu enda hooaja ettevalmistus sai väikse tagasilöögi seal Kubok Sudružestval, samas tulid päris kiiresti tagasi, oli see eile ka väike üllatus, et juba mängu said? Ei olnud üllatus, et selle mängu nimel ma tegingi need kõik 3 nädalat, et kiiresti terveks saada, et selline see elu on, aga nüüd olen tagasi. Nüüd oled 100% ja valmis andma sel hooajal Floorajaks kõik? Muidugi. Aitäh sulle! Superkarika võidu järgne päev, kas öösel magasid hästi ja nägid seda mängu ka unes? Mängu unes ei näinud, magasin hästi, magasin vähem kui tavalist, aga ei, kõik on hästi. Meil on algamas nüüd Premium-liiga hooaeg siin mõne päeva pärast ja esimene sõit on võõrsile, mängime Ahtme staadionil Jõhvi Lokomotiiviga, Premium-liiga uustulnuk. Kuidas nii-öelda nüüd ümber häälestada meeskond pärast rasket lahingut Levadiaga? No, me oleme selles mõttes psühholoogiliselt tegelenud kogu aeg meeskonnaga sedasi, et nad oleksid igaks mänguks ühtemoodi valmis, ehk kes valmis andma ennast alati maksimum. Et see ikkagi tuleb nagu pigem treeningutega, et me õpime ikkagi treeningus juba ennast parimat andma, siis see on nii-öelda mängule minekul juba loomulik. Ja ma usun, et Jõhviks samamoodi häälest saab olema hea ja meeskond on valmis võitlema. Kui palju informatsiooni vastase kohta meil on, et nemad mängisid seda saaliturniiri siin aste madalamal B-turniiri tasandil, et said nii võite kui kaotusi? Jah, no Jõhvit on nähtud, et eriti sai näha ka eelmine aastat ikka said mänge vaatamas käia ja Jõhvi mängib sellist hea tempoa kiiret mängu ja nad on rünnakul eriti agressiivsed ja eriti vasturünnakutel, nii et ega selge on see, et me ei tea, kuidas nad suudavad just täpselt sel tasemel nii-öelda mängida nii tugevaid mängu hooaeg käima hakkab, aga me oleme ikkagi valmis tugevaks lahinguks ja teame, et peame nagu alati oma ülesandest kinni pidama ja väga tugevalt mängus sees olema. Kas meie ülesanded selleks mängus on natukene teised, et arvestades, et vastane on grammi võrra Levadiast ikkagi nõrgem? Ütleme, no me oleme ikkagi loonud mängu sellise, et loomulikult me anname konkreetsemad ideed, mingid mõned nüansid, aga terviklikult ikkagi mängijad väljakul peavad olema võimelised analüüsima ehk nägema, kus tekib rohkem ruumi, kus olla rohkem valvel, et usun, et juba päris palju on tööd selleks tehtud, et mängijad oskaksid väljakul nagu teha õiged otsa, et me saame ainult panna paika põhistruktuurid, kui kõrgelt mängida, näiteks kui intensiivselt minna pressingusse ja nii edasi, et seal nagu on juba detailide küsimus. Kas selleks mänguks on mõned mehed tagasi nüüd, kes jäid superkarika mängust eemale?
Posti osas nüüd ei oska öelda, kuidas ta haigusest taastunud on, ehk et ta veel meeskonnaga trenni pole teinud, Mets põhimõtteliselt peaks saama mängida ja Eero Riiberg on ka nüüd tagasi, nii et ainult veel mõni jah, Niki ja Slein on meil eemal ja mõtlen seal rohkem sest praegu ei tohiks jääda enam peale. Ja tagasi nii-öelda Ida-Virumaalt peame ikkagi tulema tõenäoliselt 3 punktiga. No see on selge see, et iga mängusuusega siin võib edaspidiseks küsimused tühistada, igat mängu lähme võitma alati ja ega see teistmoodi olla ei saa.